valmis ja Kaivoja puhus ka vilet, ehk siis sõidame ja vaatame, kuhu samal ajal transrünnakule minemas ja sinna läks ka Viidasele kõikide peade. Agaptšev tõste karistusalasse. Tuleb sealt mingisugune. Kerkis eelmise aasta lõpus Narva väga uhke jalgpallihall, kui nüüd Usta lööb peale ka ja Bondarit Sendert Ustaha posti ja ei tule ikkagi seda. Tuleb hea tõste viiekasti joone suunas ja üritas omasid leida. Žuravljov annab kaugelt kuuma. Milline värav! Oi, 75. minutil Jegor Žuravljov täies südamest täiega rist ja ai, aga kas see värav jääb püsima? Tundub, et seal oli Viidasel suluseis. Aga no see löök oli ikka kaunis, Ja sellest ma rääkisin, et täiesti olematust olukorrast võib see värav tulla, aga jah, on küsimus, et kas see värav jääb püsima. Igatahes Žuravljov ergutab seal oma fänne ka veel. Aga jälle Kalev ründamaast tõste. Karistusalasse tuleb löök ka ja Matrossov püüab selle, aga see mäng ka lõpeb. Matrossov saab palli kätte, Kaivoja vilistab mängu lõppenuks ja Narva Trans võidab Tallinna Kalevit. Kalevi needus Narvas jätkub. Tallinna Kalevi ründaja Aits Purje täna 0-1 kaotus Narva Transi vastu, millest teil täna puudu jäi? No tegelikult oli võrdne mäng ja ilmselt oli sinna 0-0 poole minemas, et mõlemad tiimid, vältisid riske oma värava ees ja nendel õnnestus üks kauglöök ristnurka ja see otsustaski mängu. No mängu eel räägiti ka sellest needusest, et Kalev ei ole Narvas 18 aastat võitnud. Ma arvan, et see riietusruumist teil ju väga läbi ei käinud, et mingi pingeid ju see peale ei pannud teile? Pingeid ei pannud kindlasti, aga pigem, et võiks see nagu needus murduda nüüd, et lootsime, et seekord, aga peame edasi vaatama. No sa ikkagi sel hooajal Premium liigas mängid. Kuidas su enda seisund on? Lippasid nagu noored su kõrval täna? Ma ei tea, kas sa vaatasid seda mängu, aga kindlasti mängukõlblik ma olen, aga vorm jätab soovida, et natuke on veel aega vaja. Aga kuidas praegu treeneritöö ja mängija karjäär, kuidas see ühildumine käib, et kas üks segab teist või väga mitte? Et ma olen viimased 5 aastat juba seda siin teinud Kalevis, et kindlasti ma olen väga harjunud sellega, aga just, et see pool, et nüüd ma olin pikalt vigane ja ainult treener, siis ei saanud ennast mängides nagu välja elada, et võib-olla siis mingil määral pingeid tuli rohkem. Et selles mõttes, et ma tunnen ennast nagu kala vees selles töös. Aga eelmine hooaeg sa lõid väga palju väravaid Premium liigas, 11 väravat. Kas arvad, et sel aastal on see reaalne seda väravate arvu korrata või pigem ikkagi jääb sel aastal lahjemaks see? No eesmärk on oma ära lüüa see aasta, aga kõik, mis peale tuleb, on boonus. Kuidas sa meeskonda sel hooajal iseloomustad? Päris palju noori on teil sel hooajal meeskonnas? Nagu meil ühe mängija hüüdnimi on Riski, et Riski business on meie nimi, et iga mäng võtab kollase, et loodame, et ta suudab ka nagu kohaneda selle Eesti liigaga, et siin antakse kaardid ära, kui 2 jalga ees lähed surkima, et niimoodi iseloomustan meie meeskonda praegu. Aga eesmärk on ikkagi ju võimalikult kõrgel lõpetada, püsima jääda? Jah, kindlasti, aga mis siin ikka hakata rääkima, et on vaja püsima jääda. See nagu
siililegi selge, ütleme. Et lihtsalt teeme oma tööd iga nädalaselt, iga mäng proovime paremaks saada. Vaatame, kus me hooaja lõpus oleme. Okei, aitäh sulle, Ats, edu! Jah, aitäh! Ja Egor Žuravljov võib ka meie juurde tulla. Egor, palju õnne, 1-0 võit Kalevile, kui võib-olla tähtis see võit meeskonnal oli? No väga tähtis mäng, väga tähtsad 3 punkti. Saime kätte, sest eelmise mängu kaotasime kahjuks Levadiale ja läheme Tammiga vastu mängima ka hea meelega siis pärast seda mängu. No mängu kangelaseks kerkisid sina, räägi võib-olla see värava olukord ka lahti, nägid, et sul on ruumi, lõid peale ja otse ristnurgas, et lööd sa selliseid väravaid, ma ei tea, trennis tihti? No trennis jah, löön, aga nagu tavaline moment oli ruum ja aeg, et lüüa ja proovisin ja lõin värava, mis aitas meeskonnale võita. Oli su võib-olla karjääri seni ilusam värav? Ei arva nii, arvan, et ilusam oli superkarikas Flora vastu. No teil on juba 3 võitu koos, 6 mängu mängitud. Seni ju päris hästi olete mänginud. Või tegelikult on teil isegi natuke vähem, tegite seal veel Floraga viigi või rohkem nüüd ikkagi. Et on 3 võitu, 1 viik, ehk siis 10 punkti. Et seni ju läheb päris hästi või kuidas sa ise hindad? Ja läheb hästi, aga seetõttu, et trennis töötame nagu väga kõvasti ja arvan, et sellepärast tulevad need tulemused väljakul. Kas uus peatreener on ka kuidagi, ma ei tea, seda mängujoonist teile mugavamaks teinud, et eelmine aasta, ma ei tea, kuidagi olite, teil kvaliteet oli, aga kuidagi see joonist teile ei istunud nii hästi kui praegu Kožuhovski käe all? No jah, sest treener tahab, et kogu aeg tempo oli kõrge ja seetõttu mängupilt ka muutub. Ja eesmärk on ikkagi sinna esiviisikusse jõuda lõpuks? Ei, mina ei saa sellest rääkida, sellest räägib treener ja meie president. Okei, aitäh sulle, Igor, ja palju.